Tusast esitlusele. Mina olen Aija Saakova ja me räägimegi siis sellest nimetatud raamatust, Kas rabelen nälja sellest Tusast. Ja selle on siis koostanud ja tegelikult ütleme teistpidi tõlkinud ja koostanud luuletaja, tõlkija, Tallinna Ülikooli üldkeeleteaduse professor Anna Lersi. Nii et tere tulemast, Anna. Tänan kutsumast. Raamatu on, ütleme siis ka kõik tähtsad asjad alguses ära, et raamatu on välja andnud EXA, Eesti Keele Sihtasutus. Selle on toimetanud Katja Novak, on ka siin, ja Katrin Väli on ka siin ja kujundanud on Merle Moorlat. Ma tahaksin teha ettepaneku, et me alustame ühe Anna enda luuletusega. See raamat koondab 15 Ukraina luuletajat ja ka Anna enda tekstid. Ja see tekst, mida ma palun Annal kõigepealt lugeda, on Ukraina luule lühiantoloogia. Ja, ma pean ütlema, et see on selline luuletus, et iga salm räägib mõnest luuletajast. Kõik luuletajad, kelle tekstid on selles raamatus, ei ole antoloogias esindatud, aga see on selline luuletus, mida võib jätkata lõpmatuseni. Võimalik, et sinna otsa tuleb veel juurde. Ja siis ma pean ütlema, et see raamat on kakskeelne, et siin on kõik tekstid mõlemas keeles ja siis oma enda tekstid tõlkisin ise ukraina keelde. Ukraina luule lühiantoloogia. Oleg Kotsarev kõneleb asjadega, värviliste liumägedega või olemata kuuriga mõttelisel maastikul. Olesja Mamtšitš kõneleb õhuga, metafüüsiliste kruuntega ja virvendusega veepinnal. Aleksandr Averbuch kõneleb vanatestamentliku tolmu ja kividega, kõrkjatega Aidari jõe kaldal. Iia Kiva kõneleb taas leiutatud emakeeles, helide ja varjudega, kõikuvas rongivagunis. Halõna Kruk kõneleb headele inimestele, kes on kusagil kaugel ja ei märka karistamata jäänud kurjust. Maria Kozerenko kõneleb vitraažakende ja vanakraamiga, mis on unaruses pööningul. Artur Dron kõneleb Jumala vägedele, aga ka maapealsetele vägedele ühtemoodi. Anatoli Dnistrovi kõneleb puude ja põõsastele, mis on viiniväljadel alles ja ei põdene kuhugi. Ja siis loen ka seda luuletust ukraina keeles. Коротка антологія української поезії. Олег Коцарев розмовляє із речами, з кольоровими дитячими гірками або з неіснуючою стодолою на умовному просторі. Олеся Мамчич розмовляє з повітрям, з метафізичними яблуками та жмурами на воді. Олександр Авербух розмовляє зі старозавітним пилом та каміннями, з очеретом на березі Айдару. Ія Ківа розмовляє знову винайденою рідною мовою, зі звуками та тінями у вагоні потяга, що похитується. Галина Крук розмовляє з добрими людьми, які десь далеко та не помічають непокарене зло. Марія Козиренко розмовляє з вітражами в вікнах та старими речами, що в забутті на горищі. Артур Дронь розмовляє з арміями Господа та земними арміями однаково. Анатолій Дністровий розмовляє з деревами та кущами, які залишилися на мінних полях та нікуди не втікають. Aitäh. Ja nii nagu Anna ütles, et siin raamatus on meil ka teised autorid, ma püüan nende nimed ka teile ette lugeda. Et peale nende, keda te kuulsite, on siis siin veel esindatud Darina Kladun, Ihor Mitrov, Hanna Klemenko-Semjok, Irina Šuvalova, Julia Musakovska, Olha Povorožnik, Ostap Slivinskoi. Ja, et
see raamat on siis sündinud sellest, et Anna on aastate jooksul, kui ma õigesti mäletan, siis siin järelsõnas sa ütled vähemalt 2019. aastast, kui mitte varem hakanud tõlkima erinevate Ukraina luuletajate tekste, mis siis eeskätt on jõudnud sinuni Facebooki või selliste võrgustike kaudu, et mingis mõttes on see selline võrgustik, mis siia on jõudnud ja mul tekkis selline mõte, et see raamat on ka omamoodi mingi kaitsevõrk. Et kuidas sa seda näed, et mis raamat see on? No võrgustiku metafoor on väga õige, sest mina olen jõudnud ukraina keele juurde mitmed teed pidi, aga see suurem tõuge võib-olla tuli ka võrgu kaudu, et nimelt omal ajal, kui algasid Maidani sündmused, siis andis keegi, jagas linki Hromadske televatšini, see oli selline ühiskondlik televisioon, eks ole, sõltumatud ajakirjanikud tegid põlve otsast nii-öelda kohe sündmuskohast ja siis ma hakkasin seda vaatama ja siis ma sain aru, et ma saan aru ja siis hakkasin edasi vaatama igasuguseid kanaleid ja siis niimoodi hakkasin ukraina keeles suhtlema ja nõnda edasi. Siis mul tekkis Ukraina sõpru ka Facebookis ja luule on mind alati huvitanud, mul on alati luulet lugenud ja tahtsin lugeda ka Ukraina luulet ja seda Facebook mulle pakkus. Ja siis läks tõesti niimoodi, et tekkis võrgustik. Ma mäletan, et ma hakkasin jälgima Halina Kruki luuletusi, lugesin ja võib-olla mõtlesin, et mõni tekst on nii hea, et tahaks tõlkida. Aga siis, see oli tõesti 2019, juhtus selline asi, et vist Halina Kruk ise jagas oma ühe luuletuse. See oli postitus, kus ta jagas tõlget heebrea keelt. Ma vaatasin, kes siis tõlkis heebrea keelt. See oli Aleksandr Averbuch. Siis ma hakkasin vaatama, kas ta on Facebookis olemas. Siis hakkasin vaatama, mida ta teeb ja tema on ka ise luuletaja. Ja tema kirjutab ukraina keeles. Ja ta on ka selline mitmekeeles. Ma hakkasin lugema ja mulle see luule meeldis. See kõnetas. Sest esimene luuletus, mida ma tõlkisin, oli tema oma. Ma kirjutasin talle, küsisin, kas ma võin avaldada Facebookis. Ta oli väga lahke ja ütles ja muidugi. Siis nõnda see hakkas toimima hakkas. Ja siis tulid teised luuletajad, teised tõlkijad, et ukraina keelest tõlkijad teistesse keeltesse ja nõnda edasi. Ja niimoodi see võrk laienes. Nädalavahetusel oli kas eetris raadios loetud ja kirjutatud saade ja seal Viivi Luige ja Maarja Vainoga ka rääkisite sellest ja võib-olla seal, aga võib-olla ka siin järelsõnas, aga omamoodi see, võib-olla sa ütlesid midagi sellist, et see tõlkimine on ka see sinu viis sõjaga toime tulla või sõja vastu tegutseda, et see on see, mida sa teha saad ja see aitab sul ka endal nii-öelda tervena püsida. Jah, et see on tõsi, et tõlkimisel on terapeutiline efekt, nii nagu töö on üldse see, mis aitab igasuguste jamade vastu. Aga tõlkimine, minu töö on tegeleda sõnadega, nii et tõlkimine antud juhul. Aga mul on ka selline tunne, et ma räägin kaasa. Ma räägin nende inimestega kaasa, et nad ei ole üksi ja nemad abistavad mind ka. Jaa, et see on tõesti väga mõjus luule ja kui seda ühes korraga niimoodi lugeda, siis see tõesti raputab ja annab mingi teise pildi või teise taju maailmale, et ma muidugi kõike ei saa teile ette lugeda, aga me siiski püüdsime valida mõned tekstid, et võib-olla enne, kui me pikemalt hakkame edasi rääkima, loeme veel natuke luulet. Me oleme siin valinud praegu
2 teksti, ühe Anatoli Nestrõvõid võtmed ja siis teise Julia Musakovskalt, kes ütles, et sõnadel pole praegu kaalu. Ja siis me loeme veel, siis ma palun veel lugeda Anna 2 tema enda teksti, aga kõigepealt siis neid. Ja Anatoli Nestrõvõi siis ma loen enne originaali ja siis teeme nii. Оригінал ключі. На цій вулиці я втратив ключі від своєї оселі, а раніше втратив від вибуху саму оселю. Ключі були цінністю з минулого життя. Я часто їх стискав у кишені і заспокоював себе, що все нормально. На цій вулиці від постійних стовпів пилу я втратив зір і більше не бачу світу. Але ноги мої знають маршрут звичної дороги. І поки я йду до неіснуючої оселі, голова моя мріє про вічну застиглу тишу, де не буде вибухів і свисту, де застигнув брязкіт моїх ключів. Võtmed. Sel tänaval kaotasin oma maja võtmed. Veel varem olin kaotanud plahvatuses maja enese. Võtmed olid eelmise elu väärtus. Pigistasin neid sageli taskus ja rahustasin ennast, et kõik on korras. Pidevatest tolmupilvedest sel tänaval olen kaotanud nägemise. Ja enam ei näe valgust, aga mu jalad tunnevad harjumuspärast teed. Ja nii kaua, kui kõnnin olematu maja juurde, unistab mu pea igavesti tardunud vaikusest, kus ei ole plahvatusi ega vilinet, kus on tardunud mu võtmete tärin. 125. 125. Julia Musakovska. Kes ütles, et seda loen, jah? Хто сказав, що слова зараз не мають ваги? Наші слова, які пишуться на повітрі, розпеченим залізом подихів, кривавими згустками разять на побліклих губах, вгризають в ґрунт під нашими ногами, осідають на одяг і черевики, курявою від зруйнованих домівок. Наші слова тягнуться до близьких, до всіх розкиданих простріляною мапою країни, міцними дротами сполучень, причепленими до серця, тугими линвами співтривання. Як сильно ми спільно можемо любити, як сильно ненавидіти. Слова, які згрібаємо в наплічник, в останню мить перед виходом. Слова, за які хапаємося, щоб утримати хто зна яку рівновагу, коли з-під ніг вибивають землю, як хитку табуретку. Слова, якими притискаємо зяючу рану, розпаханий тендітний живіт безпеки, ще підлітки. Наші слова тверді та опуклі від люті, чорні від горя, як бетонне перекриття старого бомбосховища. Немає нічого тривкішого за них, нічого напоминальнішого. Kes ütles, et sõnadel pole praegu kaalu? Meie sõnad, mis panevad end kirja õhku, hingetõmmete hõõguva rauaga, mis tabavad nagu vereklombid kahvatutel huultel, raiuvad end mulda meie jalge all, settivad riietele ja jalatsitele nagu purustatud majade tolm. Meie sõnad püüdlevad meie lähedaste poole, kõigi poole, kes on puistatud üle auklikuks lastud maakaardi, mööda tugevaid ühendusjuhtmeid, mis on kinnitatud südamele, mööda kooskestmise tihkeid köisi. Kui tugevalt me võime üheskoos armastada, kui tugevalt võime vihata. Sõnad, mida kuhjame seljakotti viimasel hetkel enne äraminekut. Sõnad, millest haarame kinni
et hoida mingitki tasakaalu, kui maa lüüakse jalge alt ära nagu kõikuv taburet. Sõnad, mida surume vastu lahtist haava, vastu lõhki kistud turvalisuse õrna kõhtu, alles nooruki oma. Meie sõnad, vihast kõvad ja paisunud, murest mustad, nagu vana pommivarjendi vahelagi. Pole midagi neist püsivamat, midagi kestvamat. Ja nüüd ma palun Annal lugeda 2 enda teksti. Üks nendest 236 võtmed viitab muuhulgas ka siis alguses kõlanud Anatoli Nistrõvõi luuletusele. Võtmed. Üks Ukraina luuletaja kirjutas hiljuti, et tal on taskus koduvõtmed, kuhu ta enam kunagi tagasi ei lähe. Kas kodu on liiga kaugel või on purustatud ja seda pole enam? Või kodu on alles, aga seal elavad võõrad? Või oled ise võõrdunud, sest miski pole enam sama? Võtad võtme taskust ja uurid seda. Võti, mis ei ava midagi. Tühjuse võti. Olemise talumatu kergus. Elamise tabamatu õudus. Ключи. Одна українська поетка написала недавно, що у неї в кишені ключі від дому, куди вона вже ніколи не повернеться. Дім занадто далеко, його більше немає, бо його знищено. Чи досі є, але там мешкають чужі? Чи ти сам вже відчужений, тому що все вже не так, як колись? Виймаєш ключ з кишені та дивишся на нього, ключ, який нічого не відчиняє, ключ від порожнечі, нестерпна легкість буття, життя невловиме жахіття. Ja üks teine tekst veel, mida ma palusin Anna lugeda, on Nägin kusagil pilti 234, see on üks lehekülg ettepool. Ja seal on üks selline väike vigu, seal on ortograafia, kõlab samamoodi Mariupol, aga kui kirjutada vene keeles ja kirjutada ukraina keeles, üks täht on erinev. Et ukraina keeles Mariupol on see i ladina, nagu ladina tähestikus see i, aga vene keeles on teatavasti ainult üks i. Nii et võib olla lugedes väike vahe. Ja, aga te teate, nüüd ma hoiatasin. Nägin kusagil pilti, kuidas võetakse maha silt Mariupol ja asemele pannakse Mariupol. Mis siis öeldakse vastu? Mis vahet on, mis keeles räägitakse? Peaasi, et oleme kõik inimesed, pole vaja jaotada, lahterdada ja eristada. Seda juttu olen kuulnud nii kaua, kui end mäletan. Aga mõtlen endamisi, mis on hullem? Meil on siin rahu ja seetõttu võib selline arutlus tunduda kas Jumala teotuse või tühipaied arvutusena. Kas surra, hävida, hävineda, mürsu tabamusel, rusude all, põgenemiskatsel ümber piiratud linnast. Või hoopis jääda ellu, nähes, kuidas asendatakse silte ja tajuda, kuidas enda sees miski tardub ja kuivab kokku. Ja lõpuks on pude nagu pehkinud puid, aga su ümber tekib sile plastikust kest ja elu, mida elad, ei ole enam sinu oma. Побачила десь фото, як знімають стелу Маріуполь і замість неї вішають Маріуполь. Ну і що? Кажуть на це, яка різниця, якою мовою говорити. Головне, що всі ми люди, не треба відокремлювати, роз'єднувати та розколювати. Чую ці розмови, скільки себе пам'ятаю. Але думаю собі, що гірше? Нас тут мир, і тому такі роздуми можуть здаватися блюзнірством або переливанням з пустого в порожнє. Померти, зникнути від снаряда, під уламками, під час спроби втечі з оточеного міста, або навпаки, залишитись живою та бачити, як замінюють стелі, відчуваючи, як у тобі щось завмирає та зсихається.
і врешті-решт стає трухлявим, як всохле дерево, а навколо тебе виникає гладка пластикова оболонка. І життя, що його живеш, вже не є твоїм. aitäh! Et võib-olla tuleme mõnede momentide juurde siin tekstides, et selles esimeses luuletuses me kuulsime seda maja, mida ei ole ja mida meenutavad vaid võtmed ja võtmed, mis tärisevad. Ja inimene on selles selline füüsiline keha, ilma jäänud keha. Või et kui palju nagu see tundub, et need asjad või mida ei ole, et kui sageli need sinu taju järgi nendest tekstidest nagu esile tulevad. Siin on väga erineva poeetikaga luuletajaid, et mõnel on see, kuidas öelda, asilisus või asjalisus väga ilmne. Et siin oli Dnistrovõi, temal on seda, mitte igas luuletusega tal on seda. Aga mõned luuletajad on jällegi, nagu ontoloogias oli sellest juttu, metafüüsiliselt pigem, näiteks Olesja Mamšič. Tema kirjutab nagu üks teistmoodi. Ja siis on sellised, kes on vahepealsed, näiteks sõnad. See, mida me just lugesime, kes ütles, et sõnadel pole kaalu. Nad ei ole asjad, aga nad on sõnad. Väga erinev on see kehalisus ja siis see kogemus. Aga muidugi on oluline see, et mõned luuletajad on 2 korda põgenikud juba. Nad lahkusid 14. aastal siis näiteks Donetski oblastist, Luhanski oblastist, Krimmist, on siin ka selliseid, kes on Krimmist pärit. Ja siis teist korda siis pidid jälle lahkuma kas välismaale või vabadele aladele, mitte okupeeritud aladele. Ja raamatus on ka kõikide autorite kohta sellised lühibiograafiad antud. See annab ka aimu, et kus nad on pärit ja kus nad praegu asuvad ja millistes keeltes ka nende tekstid on juba ilmunud, et see on väga abiks. Aga võib-olla ka see luuletus, mida ma palusin sul lugeda, mis oli sinu enda tekst, et üks tekst lõppes seal elamise tabamata õudusega, aga siis ka see teine, mis räägib nagu sellistest valikutest, eks, et ühelt poolt, et kuidas olla kõrvaltvaataja, aga samal ajal siiski nagu mitte ära väsida või mitte kasvatada seda plastikust kest enda peale. No siin on, ma arvan, et olles seal, kus me oleme ja siis meie ajalooga, mõistame väga hästi seda olukorda, mis on Ukrainas. Meil ei ole vaja seletada. Ja siis inimene mõtleb, toetudes ajaloolisele kogemusele, siis tegelikult mingis mõttes ei toimu midagi uut. Võib-olla sõjapidamise seisukohalt, tehniliselt küljed, igasugused droonid ja muud asjad on uued. Ja see, mis toimub inimestega ja see, et see on identiteetide sõda, et see ei ole juhus, me teame seda. Ja siis sellepärast tekib kohe seos. Ja siis hakkabki mõtlema, et mida teha. Need valikuid ei ole ju väga palju. Ma ei hakka siin loetlema, kõik on targad inimesed, ise kujutavad ette. Ja ongi niimoodi, et ukrainlased on selles olukorras. Nad võitlevad meie kõigi eest. Ja ka meie peame kaasa mõtlema, ütlen mina. Jah, et meie jaoks on samamoodi see küsimus, et kuidas mitte seda plastikust kesta kasvatada, et kuidas mitte ära väsida ja kuidas mitte ükskõikseks muutuda selle. Sa ütlesid ka, kui me rääkisime eile, et see on ka päris raske, et tõlgid vahel niimoodi intensiivsemalt ja siis pead jälle pausi pidama, sellepärast et ei jaksa.
peab ka ennast vahepeal ikkagi ka mõned päevad eemale tõmbama? noh, see on väga erinev, et mõnikord on niimoodi, et näen ja kohe tahan kohe tõlkida ja ma saan aru, et ma pean kohe tõlkima. mõnikord on niimoodi, et mulle meeldib ja ma salvestan ja kunagi jõuan selle juurde tagasi, aga teate, mul on nii palju salvestatud juba. jah, milleni ma ei ole jõudnud. aga mõned tekstid on, nad on rasked, nagu sa vihjasid sellele, on rasked vaimses mõttes, et nad räägivad niisugustest väga koledatest asjadest. et see on väga intensiivne kogemus, et seda ka. aga mõned tekstid on rasked sellepärast, nagu heas mõttes rasked, et tõlkija peab mõtlema, mida ta teeb. ja see on omaette asi ja noh, siin raamatus seda küll ei ole, aga mõnikord ma postitan, ma panen väikse arutuse sinna juurde, et originaalis oli nii ja mina lahendasin hoopis nii ja miks ma niimoodi tegin. ja siis kirjutan mõlemas keeles ja siis võib-olla luuletajal võib-olla on huvitav ka teada. ja et selles mõttes võib olla raske, see on erinev oskus. aga jah, et ma olen aru saanud, et see peab olema nagu selline loomulik paus, et see ei ole see, et no mis sa ei tõlgi, et hakka jälle tõlkima, et see niimoodi ei tööta, kui sa tuleb tagasi mõne aja pärast. nii. ja lihtsalt märkasin, et nagu Anna on ka varem öelnud, et ta tõlgib tõesti siis neid tekste, mis teda ennast kõnetavad. ja märkasin, et siin tõesti on erinevaid autoreid, et siin on tõesti autorid, kes on reaalselt ka täna rindel. ja neid, kes, eks nagu Anna ütles, on juba mitu korda põgenenud. ja ka selles mõttes oli huvitav märgata, noh minu jaoks, eks võib-olla oli huvitav märgata, et mitmed ka autoritest on õppejõud ülikoolides, ka siis ukraina keele või kirjanduse mujal maailmas, et. ja väga erinevad inimesed. ja kui võib vaadata ka seda geograafiat, Ukraina on suur maa, kõik on esindatud Krimmist Lvivini ja kõikvõimalikud erialad ja mõned on rindel ja mõned on välismaal ja mõned on Ukrainas. ja siis teevad oma tööd, igapäevast tööd. ja on ka, ja kui vaadata ka tekstide mõttes, siis tõesti on sellised tekstid, mis on hästi sellised kehalised, elulised, füüsilised ja on ka võib-olla selliseid, noh nagu ütlesime, et füüsilisemaid ja võib-olla ka selliseid siin seesama autor, keda sa nimetasid. Ole Samantus, jah? ei, jah, ja teine Averbuch, kogu aeg eksin tema nime. Averbuch. ja Averbuch, kes võib-olla ka rohkem viitab sellisele kultuuri ja ajaloole ja siis sa oled ka tõlkijana siin selliseid viiteid pannud juurde, et oleks lihtsam mõista. ja, no Averbuch, ütleme, see on täiesti omaette lugu. esiteks ta on huvitav selles mõttes, et ta läks üle ukraina keelele teadlikult. ja siis tema taust, eks ole, ta on juudi päritolu ja ta viitab kogu aeg siis meie mõistes, eks ole, Vana Testamendile, eks ole, ja niisugustele kujunditele, et isegi kui tänapäeva inimene Eestis võib-olla ei loe piiblit eriti, aga ta ikka tunneb ära, see on see üldine kultuuritaust, see juudeo-kristlik kultuur. Ta tunneb ära või kujutab ette, et see peab olema seal kuskilt Vanast Testamendist. ja siis praegu ma tegelen sellega, ta on üks kogumik ja ta palus, et ma tõlgiks seda. ja seal on seda muud tausta väga palju. ja seal on ka allusioone palvetele, konkreetsetele palvetele, et sealt tuleb väga palju neid joonealuseid märkusi. selles mõttes, et tema on omaette juhtum. aga kas kõigi nende autoritega on sul ka endal selline
isiklik kontakt, et sa küsisid, et kellegi käest, et kas ma võin avaldada, et ma saan aru, et sul on ikka ma küsin, võib-olla inimene ei taha, ma ei tea, no ma ei ole sellist asja olnud, et ei taha, aga mul isakas on kirjutada, et mina olen see ja ma tahan tõlkida, kui ma olen juba hulgaliselt tõlkinud, siis nad vaatavad ka, et ma tõesti teen midagi. Ja niimoodi see toimib. Aga nüüd on hea asi see, et mõned lugetajad ise hakkavad sõpradeks seal Facebookis ja hakkab mulle või hakkab kirjutama, et palun tõlgi. Jah, et seda on ka olnud, aga igatahes, et see võrgustik on see võrgustik vastab ja et ikkagi ma küsin ja siis raamatu puhul kindlasti küsimus, sest see on õiguste küsimus. Ja sa oled ka öelnud, et see raamat ei pea olema nii-öelda, ta ei ole selline klassikalises mõttes antoloogia, et see on ikkagi nagu selline sinu valik ja subjektiivne valik. Jaa, ma tõlgin seda, mis mulle meeldib, mis mind kõnetab. Selles mõttes mul ei ole kohustust. Ja mulle on kirjutatud, mõni luuletaja kirjutab, et kas sa võiksid tõlkida, palun. Ja ma vaatan ja kui ma ei ütle, et see on halb luule või midagi niisugust, aga kui tõesti võib-olla väga võõras poeetika või esteetika, ma ei saa sellist asja teha. Ja siis ma kirjutan viisakalt, et vist mitte ja nii. Aga on olnud ka niimoodi, et inimene kirjutab ja siis ma hakkan vaatama ja mulle meeldib ja siis ma tulen. Võib-olla kui tuleme tagasi selle Julia Musaskovska luuletuse juurde, selle sõnade kaalu juurde ja seal on selline kujul nagu suu, mis on liiva ja kruuse ja kive täis ja see on verine ja mulle tundub, et seda kujundit ma nagu mäletan, et ma mõnel teisel autoril ka oli ja see minu jaoks on muidugi hästi selline kõnekas või selline see rääkimise kohustus või et tuleb nagu sellest sõja mõjudest tunnistust anda, et see olles tegelenud sellise tunnistamise, moraalse tunnistamise teemadega ka kirjandusuurijana, siis minu jaoks oli nagu hästi kõnekad sellised kujundid. Jaa, aga seal on ka veel üks asi, et siin, ma mainisin Averbuch ja ka muid, kes nagu hakkasid 14. aastal, hakkasid kirjutama ukraina keeles, läksid üle ukraina keelele, et nagu ma selles saates rääkisin, aga ma ütlen veel kord, sest see on nii hea kuju, et Iakiva Donetskist pärit. Seal ei saa öelda, et see ukraina keelt üldse ei räägitud, et see on selline väga vale ettekujutus. Haritud inimesed ülikoolis võib-olla oskasid, aga ei rääkinud ja siis ta rääkis seda, et ukraina keel oli nagu ilus kleit, mis ripub kapis, see kleit meeldib ja sobib, aga millele pärast seda ei kanna. Selline metafor. Aga siis toimus midagi ja siis hakkaski seda kleiti kandma kogu aeg, nagu piltlikult öeldes. Ja see on ka selliseid asju. Et autorid, kes on valinud ukraina keele oma kirjutamise keeleks. Ja. Või on ka kakskeelseid luuletajaid, kes on täiesti üle ukraina keele. See on väga isiklik küsimus, kes mida teeb. Siin ei saa öelda, et on õige või vale, aga see on emotsionaalne asi. Ja siin on võib-olla natuke ka seda, kui Musaskovska on kogu aeg kirjutanud ukraina keeles, aga võib-olla ka see asi. See on nagu mingis mõttes selline selline ärkamine ka või et selline jah, et see kleit ikkagi seal kapis nagu on ja mis ta seal siis seisab, et aga jah, et ma võib-olla ikkagi selle küsimuse ikkagi ka toon, et minu jaoks on ka see väga, väga huvitav, loomulikult sa oled keeleteadlane, mitmekeelne inimene, aga ikkagi ka sa oled ka selle ukraina keele valinud oma üheks keelteks, millest sa tõlgid, et see on ka muidugi see ei ole võib-olla päris sinu keel, aga ikkagi ta on ka sulle
mul on, ütleme niimoodi, et on mõned keeled on mulle lihtsalt armsad. No see on selline asi, see on esteetika, ei saa seletada miks. Ukraina keel on üks niisugustest keeltest, mulle meeldib lugeda ukraina keeles, meeldib seda rääkida, see ei ole objektiivne. See ei tähenda, et see on kõige ilusam või kõige parem. Tegelikult keeleteadlasena ma tean, et niisugust asja ei ole, et kõik keeled on võrdsed. Aga mis see on siis ikkagi, mis sulle selle keele juures meeldib, on see selle keele kõla või ta on ökonoomne kuidagi või? Ei tea, grammatika meeldib. Ma olen keeleteadlane, ma ütlen tihti grammatikast ja niisugustest asjadest, et nagu mingi muutetüübid meeldivad. Siin kolleegid istuvad keeleteadlased, nad saavad aru võib-olla asjadest. Ma ei oska öelda, et võib-olla seda ei ole võimalik niimoodi lagundada osakesteks, et mingi tervik. Väga huvitav, minu jaoks on nagu ukraina keelt kuulata nagu lihtsam ja seda siis nagu tabada sealt tükke, aga kui ma loen, siis võib-olla natuke raskem minu jaoks, et see on nagu huvitav. Mõni ütleb, et on vastupidi. Nii et see sõnade kaal siis väga mitmel moel, et see sõnakaal või keelekaal selles mõttes, et selle valik selle keele kasuks, aga siis selle sõnade kaal, et hoolimata sellest, et suu on verine, et on kruusa täis, et tuleb ikkagi rääkida ja püüda seda kogemust, kõneldamatut kogemust siiski sõnadesse panna. Et see on jah väga oluline ja no muidugi see ellujäänu kohustus, et ma ei mäleta, kas just selles tekstis ikkagi see kõlas, aga see tuleb ka siin mitmel puhul, eks ju, et on jäetud ellu ja see kohustab. Ja muidugi, see on ka selline efekt, et ellujäänu süü, eks ole, et teised parimad on hukkunud ja meie elame, aga siis vahel ja siis räägime sellest, kuidas see kõik oli. Seda kindlasti. Ja teiseks, eks ju ka nii-öelda see kirjutamine on ju ka unustuse vastu, et seesama maja, mida ei ole, mis on ainult nüüd selles tekstis või inimesed, kes olid, keda ei ole ja see on siis nii-öelda see unustusest nende päästmine nii-öelda. Üks motiiv, mis ka nagu siin tuleb ja me paar teksti selle kohta ka veel loeme, ma ütleksin nagu looduse ilu või selline, mis on nagu vastuolus ja samal ajal kuidagi ka nagu kooskõlas sõjaga. Et kas see jäi sulle ka kuidagi kõlama või? Mis teksti see mõtleb? No, need võib-olla tulevad ka nendest, mida me lugesime, aga see lihtsalt põhimõtteliselt see nii-öelda tärkav loodus. Ja, väga võimalik. Võib-olla me võimegi lugeda need tekstid ja siis võib-olla edasi nagu mõelda, et üks, mida ma palun sul lugeda, on Igor Mitrovi alguses oli Lask. See on 43. 43. Спочатку був постріл, і солодка від крові трава, наприкінці будуть маки і тиша. А поки шикуються черги за м'ясом, спочатку був постріл, наприкінці будуть маки і слава героям. А поки що слава Ісу, гатить кулемет, слава навіки, дерева тріщать, і солодка від крові трава, спочатку був постріл, та врешті постане тиша посеред маків червоних, мов кров на траві. Alguses oli lask ja rohi oli verest magus. Pärast tulevad moonid ja vaikus. Aga nüüd tekivad lihajärjekorrad. Alguses oli lask. Pärast tulevad moonid ja au kangelastele. Aga seni, tänu Jumalale, täristab kuulipilduja au igavesti. Puud praksuvad ja rohi on verest magus. Alguses oli lask, aga lõpuks tekib vaikus.
moonide keskel, mis on punased nagu veri rohul. ja loeme veel jällegi Julia Musakovska teksti Õitseb magnoolia võõras aias 126-127. 26. Юлія Мусаковська. Квітне магнолія в чужому саду. Хочеться вмерти, але доводиться говорити ротом повним каміння й цвяхів, ротом повним крові, вимовляти слова замість тих, з кого вийнято душу. Як знати, що вони хотіли сказати? Говори, поете, говори, хоч не маєш ніякого права, а коли стане зовсім нестерпно, спльовуй крізь каміння та цвяхи. І говори далі. Серця розчавлене яблуко не тримається купи. Квіти гордо відкриті до весняного сонця. Безсоромність природи, сором живих, гостре каміння слів у пересохлому роті. Õitseb magnoolia võõras aias. Tahaks surra, aga tuleb rääkida kive ja naelu täis suuga, verd täis suuga. Hääldada sõnu nende asemel, kellelt on võetud hing. Kuidas teada, mida nad tahtsid öelda? Kõnele, luuletaja, kõnele, kuigi sul pole mingit õigust, aga kui enam ei saa välja kannatada, sülita naelte ja kivide vahelt ja kõnele edasi. Südame puruks litsutud õun ei püsi koos. Õied on uhkelt avali kevad päikesele vastu. Looduse häbitus, elavate häbi. Sõnade teravad kivid ära kuivanud suus. Ja see oli nüüd see luuletus vist. Ja siin on kõik see sees, jah. Looduse häbematus. Ja, et käib sõda, aga loodus tärkab, milline häbematus. Et see on nagu see nagu vastuolu, et kuidas saab olla, et need ilusad magnooliad või ka moonid või õitsevad, aga teiselt poolt see on ka see elu, et kevad tuleb alati, et ta tuleb hoolimata sõjast ja hoolimata usudest. Sest kevad ei tea sellest midagi. Ja mulle tundub, et see moment on siin mitmetes tekstides nagu olemas või kohal. No siin on võib-olla see, et Mitrov, Igor Mitrov, kelle luuletusse ma just enne lugesin, tema on rinder. Musakovska ei ole rinder, aga no ikkagi teistmoodi, aga need samad motiivid tulevad välja. On teil äkki ka kuulajatele küsimusi, et võib-olla tahate midagi teada sellest raamatust, selle tõlkimisest? Jah. Jossif Brodski, kes sai Nobeli preemia Vene luuletaja, siis vist ilmselt. Kes ühtlasi sai kunagi hakkama ka Liiniku ja häbiväärse luuletusega Ukraina iseseisvumise puhuks just selle sarkastiliselt maha ära. Oma Nobeli kõnes ütleb sellise lause, võib-olla 20. sajandi parim luule on kirjutatud poola keeles. Ta mõtleb seda Šuborskat, Česlav Milošit, Herbert, teisi veel luuletajaid. Siis te arvate, kuidas te olete nüüd süvenenud kuhu sellesse materjali, et kas oleks liialdus öelda, et nii nagu 20. sajandi, nii on see Brodski mõttekäik, et see on sündinud nii-öelda sellest luuletraditsioonist, mis varem on olnud, aga ka läbi selle kogemuse. Et on nagu millest kirjutada. Kas oleks liialdus öelda, et võib-olla
21. sajandi parim luule on kirjutatud Ukraina keeles? ma ei oska öelda, eks ole, me oleme kõik inimesed ja siis Brodski ta oskas tõesti päris hästi poola keelt ja tundis Poola luulet, luges seda originaalis. Ta alustas tegelikult tõlkijana poola keelest kunagi ammu veel Nõukogude Liidus. Aga küsimus on selles, kui ma vabandan, aga kas ta luges, ma ei eelda, et ta oleks lugenud ukraina keeles, aga hea küll, mis keeles ta luges veel, et see on väga, kuidas öelda, see on selline väga kategooriline väide, et see võib olla subjektiivne. Ja me kõik oleme see, mida me loeme. Ja näiteks ei saa võrrelda, et kas näiteks Leedu luule on kehvem kui Poola luule samal perioodil. Nii et ma ei oska öelda ja ma jään vastuse võlgu. See on jällegi väga subjektiivne asi. Aga no ikkagi see sõjakogemus, mis on nagu, mis nendel autoritel on ja sellel rahval on, et see kindlasti annab mingi teise tooni. Seda kindlasti, aga paremuse kohta ei julge ma midagi väita. Ilu on vaataja silmis. Just. Kas ma võiksin lihtsalt ühe märkuse öelda, mitte sellele samale küsimusele vastuseks ja ka tänase kuulamise põhjal, et mina kuulsin üsna palju sarnasust selles Ukraina luules Eesti luulega, sõjaaegse ja sõjajärgse luulega ja sellega, kui me okupatsiooni ajal kirjutasime asjadest, millest ei tohtinud kirjutada. Et minu jaoks olid need Ukraina luuletused väga-väga sarnased nagu ka Eesti luulele ja tuli ka nagu see üks mõte oli siin, et kes kirjutab materiaalsetest kaotustest ja kes kirjutab vaimsetest kaotustest, et millest me kõik ilma oleme jäänud, et täpselt samamoodi võib öelda ka, et nagu kes on sõja läbi teinud, kannatused läbi teinud, inimesed tajuvad seda erinevalt ja kes oskab välja tuua võib-olla rohkem vaimseid kannatusi, et mõni teine oskab välja tuua ka materiaalseid kannatusi, et mõlemad on suured kaotused ja kannatused. Lihtsalt paralleel nagu Eesti luulega. Olen nõus teist. Et sellepärast võib-olla öelda, et kas 21. sajandi parim luule on Ukraina, kahjuks oleme me alles sajandi alguses, et me ei tea, mis järgneb. Sajandit on veel väga palju elada. Ma tahaks ka jätkata seda kommentaari, et rääkides ka oma Balti sõpradega, Leedu ja Läti sõpradega just nimelt sellest kultuurist, nii-öelda vene kultuur ja teised kultuurid. Ja kui keegi ütleb, et ikkagi seal on nii oluline kirjanduslik panus ja siis ma küsin, aga et siin Leedus on võib-olla täpselt sama oluline. Miks sa arvad, et see vene kirjandus on nüüd kõrgema klassi oma, või näiteks Leedu või Läti või Soome või Rootsi? Et me lihtsalt ei tunne seda ja see on nii levinud ka haridlaste hulgas, et ilma vene kultuuri kirjanduseta on maailm hukas. Et kas te olete ka seda täheldanud niisugust mõtteviisi, aga tuleks aeg juba rääkida, et igal rahval on oma parimad kirjanikud, muusikud ja nii edasi ja et seda niisugust ülalt alla vaatamist lõpuks ometi vähendada. No siin on asi selles, eks ole, et arvuliselt, suur keel, palju kõnelejaid, siis paratamatult on nii, et antakse välja rohkem raamatut, rohkem inimesi õpivad seda keelt võõrkeelena ja nõnda edasi. See on turg, see on puhas majandus. Nii et selles mõttes on tõesti ebavõrdne olukord, et suuremaid tuntakse paremini ja nende kirjanduse kultuur levib rohkem maailmas ja väikestel on selles mõttes raskem, aga see ei tähenda, et väiksed. Me ei pea võrdlema, et kes on parem ja kes on halvem. Ja et see on see asi. Just. Aga jah, ma mäletan,
või päris isiklikuks minna, ma mäletan selliseid arutlusi oma noorpõlvest, et kuule, mis sa õpid Eesti filoloogiat. Et sul on ju suur valik, et see on ju väike keel. Ja mina ei ole kunagi niisugust argumendist aru saanud, aga noh, selles mõttes, ja mis siis? Jah, no väike, mis siis? Ma õpin seda, mis mulle meeldib, mis mind huvitab. Ja see suurus ei mängi mingit rolli. Aga noh, ilmselt on, eks ole, ilmselt on see majandusstruktuur, mis toimub. Mis keeltest tõlgitakse kõige rohkem, kas või eesti keelde. Noh, praegu ilmselt inglise keelest. Mitte selle võrra, ma ei ütle midagi inglise keele vastu, aga see on see paratamatus ja me peame olema sellest teadlikud. Ma ka jätkan teemat. Et mulle tuli meelde, et Ukraina endine välisminister Dmytro Kuleba ütles enam-vähem sama ühes intervjuus, vist oli lausa Eesti ajakirjanikule, et see, mis nüüd on sõja jooksul maailmas toimunud, milline, ütleme, teadlikkus ja huvi on tekkinud ukraina keele, kultuuri, rahva, kirjanduse, luule vastu, oleks tavaolukorras võib-olla juhtunud heal juhul 100 aasta jooksul aeglaselt. Aga millise hinnaga see kogu huvi on tulnud, et tema valiks pigem see 100 aastat rahu. See raamat on väga ilus raamat, et selline ta näeb välja. Väga ilus mõte on see, et ta on kakskeelne raamat, et tõesti siin saab ka algaja lugeda ukraina keeles, proovida, et kui vähegi ikkagi see kirgiitse lugemisoskus on olemas. Siin oli palju. Kindlasti on olemas, nii et olen ka sellest väga tänulik. Mis plaanid edasi on, et ma saan aru, et sa jätkad tõlkimist ja sul on juba kodus ilmselt juba järgmise raamatu materjal ootan? Mul on ja üht-teist ja siis tõlgin, nagu ma ütlesin, ma tõlgin sellist, mida luuletajad, sõbrad siis Facebooki panevad ja seda, aga ka Aleksandr Averbuch, nagu ma mainisin, soovis, et ma tõlgiksin tema kogumiku, mitte päriselt, mitte tervikuna, vaid suurema osa sealt ja siis uuemaid luuletusi ka ja siis ikka mööda tegelen sellega, aga seal on veel hulk tööd, ütleme niimoodi, mul on mingi veerand tõlgitud. Aga ma ei tea, kui hästi sa nüüd kõikide 15 autori puhul ei jõudnud teha selliseid taustauuringuid ka ise ja vaadata, et milliseid raamatuid ma veel saaksin kätte, aga oskad sa soovitada, et kas oleks siit mõne autori raamatuid, mina pean siiski inglise keelega rahulduma, aga veel? No ma ei tea, vot see on see asi, et mina ei tea, mis on inglise keeles olemas. Julia Mosakovska, tema, inglise keeles on, kusjuures ta saatis mulle midagi eile, ma pean vaatama, kas ta saatis ukrainakeelsetele raamatutele lisaks inglise, ma pean vaatama. Averbuch on inglise keeles olemas. Slovinski vist ka mingil määral, aga ma ei tea seda, et mind huvitab, mis on ümberringi, kus on olemas näiteks leedu keeles, läti keeles, võib-olla poola keeles, poola keelega on jällegi selline asi, et see Ukraina-Poola võrgustik on väga tihe, et seal tõlkijaid on palju ja siis tõlgitakse palju. Ja mina saan ka midagi teada Poola luurest siis niimoodi tõlgete kaudu aga kindlasti midagi on. Ma võin uurida, kui see võin uurida seda. Ja, et mina juba läksin mõne autorit edasi otsima, et nagu sa ütlesid, Mosakovska leidsin inglise keelse raamatu juba tellisin.
nii et kindlasti saab siit veel hargneda neid radu. Kui praegu suure publiku ees Annele küsimusi ei ole, siis ma tahaksin teile öelda aitäh selle kaasamõtlemise eest, tulemise eest ja aitäh! Aitäh Annele selle raamatu tõlkimise eest! Aitäh küsimast ja uurimast! Ups.